Austatud Narva-Jõesuu linna kodanikud, täna me asume siin Sinimäe raamatukogus ja me jätkame meie saatega, kus me vastame teie poolt saadetud küsimustele ja tänases saates mul on plaanis rääkida meie teedest ning linna territooriumite korrashoiust. Te mäletate kõik, et veebruari ja märtsikuu alguses meil on olnud üsna palju probleeme lumetõrjetöödega meie teedel ja kõige rohkem probleeme meil on tekkinud Jan Poska ning Vabaduse ja Liidia Koidula tänaval. Need probleemid olid seotud kõigepealt sellega, et mõlemal teedel on tekkinud üsna paks jääkiht ja seoses sellega, et meie kommunaalteenusel puudub vajalik spetsiifiline tehnika selle jääkihi tee pealt eemaldamiseks, siis pidime need teenused mujalt tellima ja kuna see tehnika üsna kiiresti kohale ei jõudnud, siis loomulikult linna kodanikel on seoses sellega tekkinud üsna palju küsimusi. Me oleme seda teemat nüüd mitu korda arutanud ka meie kommunaalteenuse esindajatega ja oleme siis kokku leppinud, et järgmise talvehooaja alguseks me kasutame siis kaks varianti, kas me ostame endale uue kreiteri, kes hakkab sealhulgas ka selliste töödega tegelema, või siis ostame endale soola ja kumb variantidest me valime, otsustame juba sügise alguses, aga ma võin lubada vähemalt seda, et järgmisel talvel selline olukord meie teedel ei teki. Suht sarnased probleemid olid ka meie linna külateedel, nii Kudruküla külas kui ka näiteks Soldina külas, aga need küsimused me lahendasime seal jooksvalt kohe peale seda, kui kodaniku poolt on meile tulnud kõne. Samuti juba aprillikuu alguses saime paar küsimust, mis olid seotud meie linna territooriumite korrashoiuga. Ma võin kohe infot jagada, et juba 4. mail toimub meie linnas talgupäev ja see toimub paralleelselt nii Narva-Jõesuu linnas ranna territooriumil kui ka Sinimäe alevikus ja ma kutsun teid kõiki kindlasti osalema selleks, et teha meie linna puhtaks. Täiendavad küsimused, mis me saime nüüd juba aprillikuu jooksul, olid seotud sealhulgas ka meie linna teede kraavide puhastamisega. Iga aasta paraku meil on teatud kohad, kuhu ladustatakse erinev prügi, sealhulgas ka olmejäätmed või isegi ehitusmaterjalide jäätmed. Ja viimased 2 kirja me saime nüüd alles eelmisel nädalal. Ma võin lubada, et olukord on kontrolli all. Eile meil toimus väike nõupidamine, kus osalesid ka meie munitsipalettevõtte Kavaiku esindajad ja meil on kokku lepitud, et me kõigepealt sõidame objektidele, määrame need konkreetsed mahud ära ja maikuu ja juunikuu jooksul me siis puhastame need teedekraavid, kus antud prügi eksisteerib. Lisaks sellele saime mitu küsimust, mis olid seotud planeeritavate töödega, mis me hakkame siis sel aastal teostama. Üks küsimustest oli seotud meie kergliiklusteede võrgustiku projekti elluviimisega, sest meil oli plaanis teostada sel aastal selle projekti teise etapi elluviimine. Tegemist on siis kergliiklusteega, mis hakkab asuma Vabaduse ja Liidia Koidula tänava ulatuses. Kahjuks sel aastal me alustame hankega, kui volikogu annab meile selleks nõusoleku, ma olen kindel, et annavad. Ja maikuu alguses me alustame siis hankega ja ehitustööd on plaanis teostada alles järgmisel aastal, kuna sel aastal me pidime sellest loobuma seoses sellega, et maksime siis meie munitsipalettevõtte võla. Sellest ma olen rääkinud juba eelmises videopöördumises. Täiendavalt saime kirjad ka meie külade elanikelt. Nad küsisid, et mis teed me hakkame siis nii-öelda tolmuvabaks tegema, sest
meil on ka sellised tööd plaanis, kus killustikkattega teed me tahame tolmuvabaks teha. Ma tuletan meelde, et eelmisel aastal oli teostatud vähemalt kilometraaži ja mahu järgi kõige suurem maht võrreldes kõikide eelmiste aastatega. Ja sel aastal meil on samuti plaanis tolmuvabaks teha vähemalt 7–10 teed. Ja järgmisel nädalal meie linnamajanduskomisjon koos linnavalitsuse spetsialistidega sõidavad siis objektidele, määravad konkreetselt need mahud ära ja varsti on plaanis ka selleks vajaliku hanke läbi viia. Tänan teid ja järgmise korrani!